Ding 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 dam dam bam 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 bra ba bra 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 rim bran ran ran ba 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 No nii, tere sõbrad, et täna esmaspäeva hommik, ma Poolas katsun oma aega nagu optimeerida nagu, et muidu kui õhtul kohale jõuan, hakkan videot tegema, siis läheb hirmus aeg jälle, siis jääb uneaega lühikeseks ja teie ka väljakannatamatult ootate niimoodi, et õhtul kui seisma jään, siis teen loosimise ainult. Aga et praegu siin ilus päike paistab, mõtlesin, et räägin, mis ma siis Kanaaria saarte rallist arvan. Et ütleme niimoodi, ma olen seda ammu ütlenud, ütlen veel kord, mulle asfaldirallid ei meeldi, sellepärast siis pori ei lenda, autod on puhtad nagu esinduses, keegi külge ees ei sõida kõik, et selles mõttes on igav. Mida ma sellelt rallilt ootasin? Ma ootasin seda, et tuleb mingi mega mingi sekundisse sõit. Aga paraku seda ei olnud. Nii et see oli nagu ekstra igav. Ja kõigepealt ma muidugi tahaksin kohe seda, mis natukene haasida on. Ma kuskil kirjutasin ka kommentaaris niimoodi, aga ma tahaksin seekord rallistuudio poisse natuke noomida. Et nad olid ise nii süvenenud sinna ja jälgisid kogu aeg seda, mida WRC1 autod tegid. Et nagu, et mitte, ma ei taha seda öelda, et üldse ei olnud, aga ma ütlen jumalast vähe, et nad oleks võinud rohkem silma peal hoida, mis seal WRC2 toimub ja aeg-ajalt ikka sinna vahele rääkida, sest põhimõtteliselt nagu ei teadnudki mitte midagi. Kuskil väga palju hiljem, kui midagi oli juhtunud, siis väga palju hiljem tuli, et oli natukene jama. Aga mis ma siin kõige algatuseks muidugi Rovanpera tegi ikka vinge sõidu. See oli ikka mega metsik niimoodi, et kui ta samas tempos ka järgmistel rallidel laseb ja tal tunne nii hea on, ütleme, et siis on Hyundai tiimi jaoks see asi ikka väga nutune kohe. Muidugi loodame paremat, aga muidugi see, et Rovanpera võitis, selles mõttes on lihtsam, et kui mul loosida tuleb, siis ainult 3 inimest pakkusid, et Rovanpera võidab. Nii et selles mõttes on lihtsam, muidugi väike probleem on selles, ma algul mõtlesin lihtsalt, et see on endal kuidagi midagi nagu eelmine kordki oli, et omal selle sissepanekuga, kui ma selle postisse selle küsitlusega tegin, et midagi valesti tegin, aga ei ole. Mingil põhjusel telefonist enam ei näe, kes on pakkujad, näed ainult, et protsendid ja kui palju inimesi, aga et kui peale klikida, et näha, et kes, et pärast ühendust võtta, siis on jama. Eelmine kord ma õnneks arvutist ma nägin, nii et ma loodan, et seekord ma näen ka arvutist, aga eks see paistab nüüd siis video edasi. Nii et selles mõttes jah, ja et see, et vanakaval rebane Ogier seal võis ta omale strateegiat teha, miukest iganes, et sättida kuidas, aga paraku ta pidi tunnistama, et ta on vanaks jäänud. Ei julge enam. Nii et alalhoiu instinkt on kõva ja vaat siin nagu Oti kommentaargi oli, et tema ei saa niimoodi sõita, kui ta auto ei ole nagu viimase peal okei. Aga ma arvan, et eks see ole ka see asi, mis ongi, et seda on siin muidu ka välja öeldud kuskil, et eks see tuleb vanusega ja ma arvan, Otil näiteks nagu Jaapani teema oli ka, et tundis hästi või peaaegu hästi ennast seal ja vaata sedasi väike vigahapp sisse tuligi niimoodi, et pigem ilmselt Ott lähenes niimoodi asjale, et kui see auto hea ei ole, sõita ei saa, et siis pigem varblane peos, kui tuvi katusele on ju. Et kindla peale lõpuni tulla, sest okei, 8 punkti vist sai, et aga abiks on ikka see, kui päris nulli saad, on ikka päris jama. Aga noh,
tüli täpselt samamoodi, niimoodi, et noh, nii palju kogenud vennad, et ei vajutanud, lõvikonservi söönud mees, tema nagu algul üritas ikkagi, ütles, et tunneb hästi ennast autos ja auto on nagu peaaegu okei, et päris ei ole see, aga huvitaval kombel, et pärast nii ära vajub, eks ju, noh, et see on siukse noore poisi entukat täis sõit, et no ma ei ütle midagi halvasti, aga lihtsalt, et sellepärast oligi, et ta võib-olla oli väheke kiirem, et põhimõtteliselt Hyundai mehed, et ega neil muud midagi ei olnudki, nad kulgesid läbi, ütleme niimoodi. Et noh, nende sisse me ei näe, et kui palju nad tegelikult seal vaeva nägid ja pingutasid, aga nii see oli. Siis, mis on, kes seal meil veel oli? Ivans tegi jälle oma vaikset sõitu, tal kiiret muidugi kuskil ei olnud, lõpptulemus muidugi jumalast hea. Aga ütleme, kui Kalle siukese hooga peaks nüüd neid kruusarallisid ka tulema, ega siis Ivansil seal siukses rahulikus liidripositsioonis istuda ei ole mugavalt niimoodi pikalt jäänud, et kui siin 6. käigu omad rääkisid just, et huvitav, miks nad seal tiimimänge ei teinud, et seal võib-olla kuidagi keegi oleks pidanud seal kohti kuidagi ringi mängima värki ja et nad aru ei saa, miks ei tee, et Poom ka, et tema on küll selle poolt, et oleks pidanud tegema, aga no mina ütlen niimoodi, et nii kaua kui praegu Toyota on olnud sõitnud, siis ütleme põhimõtteliselt, nad on ikka vähemalt pool aega lasknud kohe kõva pool hooaega või isegi üle poole lasknud sõita, et mees sõidab mehe vastu ja see on minu arust väga õige, et neil on tiimipunktide suhtes ei ole nagu väga hullu, seal on pikk vahe on vahel, niimoodi, et selles mõttes on ju tore, kui mehed saavad sõita mees mehe vastu, et igaüks sõidab enda eest ja ei ole siin mingeid mänge seal hooaja lõpupoole, siis võib-olla, kui seal punktidega mingi siuke seis on ja et siis, aga muidu ütleme niimoodi, et kui tiimipunktide suhtes on niikuinii liidri koht olemas, siis mehed, kes sõidavad seal tiitli peale, neil peavad jääma vabad käed, ei ole nii, et üks mees peab kuskil kellelegi järgi andma, ei ole midagi tead. Senikaua, kui on asjad kõik võimalikud, siis peab lubama sõita. Fordi kohta, noh, taka ka muidugi oli, aga ja oli nagu oli, takas mina ootasin rohkem, et just nagu ka, et sõitnud karti või vormelit, mida ta siin sõitnud on ja et peaks nagu suutma kõvasti panna. Aga noh, Pajari seal näitas, kui Pajari hoo üles sai, siis oli kohe seinas ja mina ütleksin selle kohta niimoodi, et seal ilmselt pigem oli see, et kiirus oli suur, see kiirus suur, aga seal minu arust ta läks enne eelmisesse kurvi läks juba valesti. Ja ütleme sama teema nagu Virveselgi oli. No Virvesel sinna jõuame, aga noh, selles mõttes tegelikult eks ta sai hea ja kõva kogemuse Pajari. Niimoodi, et see on äge. Mis Fordi mehi puudutab, siis noh, noorte poiste asi, koolivärk, ei ole midagi öelda, eks kõigile siukene ringraja variant on nagu uus teema auto suhtes. Et Ford, noh, ütleme, et ta on tubli, aga noh, natuke lati alt läbi ikkagi selles mõttes. Aga noh, näis, mis saab, ma ei taha selle koha pealt kõvasti palju spekuleerida. Et seda saab näha, aga nüüd, kuna videot ma ei taha väga pikaks teha, ennustamisega läheb ka aega, siis WRC2 poisid, seal meil oli ka küsimus, et kes tuleb paremini ja kõike puha ja läks nii nagu läks. Et Rometist on kahju, et ta nagu esimesel katsel kohe niimoodi ära supsas. Et palju nagu materjali sellest videolõikusid pole, mul midagi on, eks siin taga taustaks nii palju on, et ma panen, aga sellist konkreetset seda väljasõitmist nagu ei ole. Aga ütleme niimoodi, ta sai sõita, et tegelikult kiirust näitas ja ma arvan, et temal on see õppimise teema niikuinii. Nii et kogemusi ta ammutas ja ta on selles mõttes väga tubli, et kui ta mingi kogemuse kuskil saab, siis ta oskab selle endale kõrva taha panna ja et järgmine kord olla parem niimoodi, et eks seal Kesk-Euroopa rallil asfaldi peal siis saame näha, siis ta on saanud rohkem sõita, kohaneda, kruusa peal muidugi, mitte asfaldi peal, aga eks see kogemus tuleb kõvasti kasuks. Sama sõnaga Virvese kohta, ma ei ütle midagi, vaat siin panen see video, see ma leidsin, siuke video on olemas, kuidas tal see väljasõit seal täpsemalt oli.
nii et ta juba enne tuli, hoog oli lihtsalt nii suur ja ma arvan, et mis seal, eks ta ise kuskil kommenteerib, ütleb vast, mis juhtus ja mis valesti läks. Aga ma ise arvan, et siin mingid videod ma nägin, kus Taka sõitis, tuli ikka mingis kurvis ikka siukese driftiga ja jäi ka siuke mulje, et nüüd läheb välja, et ma arvan, et Virvesel seal oligi võib-olla see teema, et ees on autosid palju läinud küll, aga oligi võib-olla ei tulnud täpselt selles joones, nagu muidu autod läinud ja seal mingi liiv või see tolm oli peal. Et tal paistab seal kohe alguses, kui tuleb, et seal läheb väheke käest ära, selle päästab ära, aga hoog on juba nii palju, et siis oli juba just nagu reisija. Nii et, aga ei ole midagi. Robbie on tubli ja ma arvan, et ega see mööda külgi maha jookse. Ma saan aru, et ega ta punktide peale ei sõitnud. Et nüüd, kui need kruusarallid tuleb, läheb andmiseks, et kõik asjad on veel lahtised, ütleme selles mõttes ja konkurents tuleb muidugi seal Portugalis kõva. Aga no ma arvan, et Virvesel on nii palju juba kogemust ja see Škoda auto on tegelikult hea, suht pommikindel. Niimoodi, et ei ole. Ja muidugi Linnamäe. Linnamäe on siuke ka hull mees, kes ei suuda kunagi endal nagu seda, mitte emotsiooni, aga seda, kuidas ma ütlen, siukest nagu entukat või seda ei suuda maha suruda, vaatab, et kui hästi läheb, et siis vajutab, aga vaat seekord kuidagi huvitaval kombel ei leidnud algul enesekindlust. Aga mis on kõige tähtsam minu arust Linnamäe suhtes, selles mõttes, et ta ei hakanud üle pingutama. Aga muidu juhtub see, et hakkab üle pingutama, hambad ristis paneb, ta on siukest entukat täis, et vähe ei ole ja siis paneb ja siis eksibki. Aga praegu selles mõttes see on juba jumala hea, et tuligi lõpuni, suutis oma emotsioonid, ütleme, kontrolli all hoida. Sest ma saan aru, et punktikatsel pani 4. aja. Et see näitab, et ju ralliga harjus nii palju ära, et saab sõita küll, aga just hoidis emotsiooni, hoidis ilusasti paigas. Et see ei läinud sellega kaasa, et tuleb või proovin veel rohkem või värki. Tähtis on need kilomeetrid kõik kokku korjata. See on see tähtis point. Nii et võt, niimoodi on, näete, müts on peas, kui loosimine nüüd tuleb, siis Baltoili poolt ongi, Baltoili poolt tuleb 10 liitrit suvist klaasipesu vedelikku, siis selline, kas selline nokamüts või siis XXL kulumis vastane vahend, mis käib mootori õli sisse, võib panna käigukasti, võib panna roolivõimendisse. Et seda siis see, kes võidab, see ise otsustab, mis ta tahab. Ja veel, Janno pani ka välja, pani kojameeste komplekti, seal tuleb ka öelda siis, et kui pikad need kojamehed peavad olema ja komplekt autokeemiat. Ja siinkohal kutsun nüüd jälle ülesse, nagu alati, et kui kellelgi on midagi auhinnaks panna, siis andke teada, sellepärast, et siis järgmine on Sardiinia ralli. Sardiinia ralli jaoks mul auhinda praegu ei ole, peale selle, mis on Baltoili omad. Niimoodi, et oleks väga tänulik, sest ega amatöör ka ei jõua, et amatöör on niigi palju kulutanud ja vaeva näinud ja siin, kes on tublisti mind YouTubes ka seal toetanud kuidagi moodi, et siis ma nüüd sain endale soetatud drooni, et saaks teinekord drooniga videot teha. Et ei suutnud vastu pidada, et seekord pean tunnistama, et on hea droon. Eelmine kord ostsin, et nägi äge välja, aga ütleme, oli ikka jama küll, nii et need odavad ei kõlba kuskile, nii et nüüd sai siuke päris kallis osta, aga ühesõnaga töötab ja teeb päris head videot ja häid pilte ja igatepidi. Natuke on vaja harjuda ja õppida veel, aga muus mõttes on okei. Aga vaat niimoodi, ega ma siin rohkem ei oskagi midagi siukest põnevat öelda. Teen loosimise ja peale loosimist panen siis selle video ka sinna lõppu, et kuidas ma Baltoilis käisin ja seal, kuidas seda mootorisse pandavat seda kulumisvastast ainet, et kuidas seda seal testisime. Ise ütlen, endale autosse panin ka üliägedalt,
toimib see asi niimoodi, et nüüd mul tulebki õlivahetus, see nädal ei, aga järgmine nädal lähen õli vahetama, siis panen veel uuesti sisse. Nii et kõigepealt lähen vaatan, kus poest ma seda saan, siis ma tean teile ka öelda. Ja mis ma teile ütlen, te jälgige ikkagi neid rallisaateid, mis raadios on, neid on hea tore kuulata. Et nii Power Stage, Parc Fermé, vaat eelmine kord Power Stage'i saates oli Parc Fermé tegija Kauri Pannas, alati räägib Saaremaa siukse mõnusa aktsendiga, räägib seal, tal on siuke muhe jutt niimoodi, et ma soovitan. Töö kõrvale tööd teed on alati tore kuulata, ei pea nagu jälgima ka. Nii et nüüd peab Parc Fermé võtma mõlemad ette, Gustavi ja Rauno ja saatesse võtma ja seal pihitooli panema ja hakkama neid pigistama ja väänama, sest ma olen 100% kindel, et seal Rauno Paltseril ja Gustav Kruudal, neil on tegelikkuses sellist infot käes, mis et on kohe ainuke asi, et vaata, need ei taha jagada kõike, aga kui siuke hea küsija on, tead, siis eriti kui Kauri Pannas räägib siukse muheda jutu peal, siis äkki libistaksid midagi välja, et see oleks nagu äge. Aga jah, niimoodi, et muud ma ei oskagi siia lisada. 6. käigu poisse kuulake ka. Neil on ka trehvab kuidas kunagi. Et ei oskagi ma muud öelda. Nii palju ma muidugi selle Hyundai kohta tahaks öelda, et vaat siin et okei, selle autoga seal ei olnud seda balanssi või mis asja tal ei olnud, aga ütleme niimoodi, et vaata ta välja ei näidanud, aga mis ju pärast selgus, seal paistab, et olid tegelikult tõsisemad probleemid. Et tehti see mootori vahetus ka veel. Ja ma ise hakkasin mõtlema, kuidas see oli, et siis kui vaata oli Rally Estonial Fordiga oli, et see mootori vahetusjõune teema oli, et siis jube jauramine käis, et kas seal mingid reegleid muudeti siis või värki, et vaata mootorid võisid vahetada nagu. Aga seal tuleb välja, et seal oli üldiselt ikkagi reedesel päeval oli mingid muid probleeme ka, kui lihtsalt sellega, et autol seal mingi muidu seadistused paigas ei olnud, et kui mootoriga probleem, ma ei tea. Ja Hyundai tõmbas, ütleme niimoodi lati alt niimoodi läbi, et see asi on ikka väga nutune. Väga nutune. Nii et kõik toredad teile, vaatame nüüd ära selle uhke suure loosimise, mis ma muidugi teen õhtul juba otse oma kontorist. Nii et kontor seisab seal eemal. Ja nii paraku on, et tuleb tööd tegema hakata. Väljas on külm, ei tea sellest kliima soojenemist midagi, need jopega peab olema 3 kraadi ainult, nii et päike on küll väljas, petab ära, aga siiski. Nii et siinkohal nüüd lõpetan ja lähme ümber teeme loosimist. Ja vot, kontor mul seal kaugel, Taamal seisab. Ja et nüüd ma pean sinna tagasi matkama ja siis ma saan just nagu mõned sammukesed ka kirja. Nii et ei ole lihtsalt niisama, lähen siit moltse üle muru kohe ja on tibi-tobi. Aga mõelge selle peale. See on hea asi, ma räägin teile. Ma endal autol proovisin ja jumala ägedalt toimib. No niimoodi, nagu lubatud, siis teeme nüüd loosimise ära. Põhimõtteliselt rääksin enne kõik ülejäänud juttu ära, nii palju siia lisaks, et päeva jooksul, mis uudised tulid, ma ei tea, kuidas teil meeldis, aga et see, et Toyota tuleb suveks endale uue liveriga, et minule ausalt öeldes mulle see must meeldis rohkem, visuaalselt mulle ta meeldib rohkem, aga loomulikult on arusaadav, et nad siukse hõbeduse värgi tegid, et suvel on ikkagi nii palav, et kui ta seal musta värvi on, siis tõmbab seda kuumust endale sinna veel rohkem ligi ja juhtidel ja ühesõnaga sõitjatel, kes seal autos istuvad, nende jaoks on see lihtsalt liig, mis liig niimoodi, et see on täiesti mõistetav ja arusaadav ja teisest küljest ongi väheke lõbusam ka minu arust. Nad võiksidki niimoodi, et ei sõida terve aasta ühesuguse liveriga. Võikski olla niimoodi, esimesed pool aastat lasevad ühe liveriga ja teine pool aastat lasevad teise liveriga. Et vahelduse mõttes põnevam, sest muidu on kõik pildid nagu ühesugused, eriti kui terve aasta lõikes võtad, aga siis on ikka erinevaid ilusaid pilte, erinevate disainidega niimoodi, et ma arvan, et selles mõttes on äge. Ja veel muidugi, näete,
näete, ilusti särk ei ole mul mitte paraadvormi oma, aga see on juba päevi näinud särk, et töö juurde kõlbab, et see on täismäng. Aga mis ma selle asja juurde tahan öelda, ongi see, et esimene tagasiside on ka. Siin üks tore amatöör ka võttis selle video põhjal, valas endale autos ka selle sisse ja kirjutas mulle, et pani niimoodi, et paagi täis, eks ju, kui ta selle sisse pani ja sõitis ja ütles, et pluss 50 kilti sai nagu rohkem sõita. Hiiluks vist minu arust on ta Toyota. Mina enda autole panin sisse, ma kütusekulu selle pärast vaadata ei saanud, et ma sõitsin sellest täispaagist, sõitsin 200 kilti, sõitsin haagisega, et kuppelhaagisega, et noh, see muudab niimoodi ära, et ma ei saa nagu üheselt tõeselt võtta, aga kuni sinnamaani, kuni ma haagise taha võtsin, siis oli vähem küll. Et ma nagu selle pealt, mis ma numbrit nagu keskmise järgi vaatan, et selle järgi nägin, et on vähem, aga noh, tankimise järgi oleks nagu kõige täpsemalt saanud. Et igal juhul see on vinge lisand ja nüüd tuletangi meelde, et loosimisi teeme. Õnneks Rovanpera tegi loosimise lihtsaks, sellepärast, et ainult 2% ehk siis 3 inimest hääletasid, andsid hääle Rovanperale. Nii et selles mõttes on lihtne, sellel Rondomil on ka ilus tore on ja et näete, praegu mul siin valed numbrid ees, ma panen kohe see õiged numbrid sisse ja siis saame ilusasti vaadata ja siis ma panen siia ülesse ka selle pildi, sest ma võtsin selle pildi juba, kus ma siit, see on see asi, nii. Võtame siit lahti, ma võtan, kus see nüüd meil Rovanpera poiss on, teada, siin on. Ja vaat niimoodi ongi huvitav, et telefonist me enam ei näe, kurat see Mikkel, telefonist me enam ei näe, et kes, mis, kus, kuidas, kes see hääletas on ju, et see on ikka täitsa õudne, kui arvutist enam ei näe, siis ma kujuta ette, siis ei saagi loosimisi teha. Aga tuletan meelde siis veel, et kuidas on, et kellele siit 3 nüüd loosiõnnega veab, et siis Baltoili poolt on 10 liitrit suvist klaasipesi vedelikku ja siis emba kumba, kas selline nokamüts niimoodi või siis õlilisand. Mis ta õlilisand on see kulumisvastane aine, ütleme, mida pannakse õlile sisse lisaks. Näen, pildi panen ka siia uuesti 2 juhuks. Et siis annab mulle ise teada ja üksiti annab teada ka veel selle, mille Janno pani auhinna välja, mis on Boschi kojamehed. Et siis kirjutad mulle, mitu sentimeetrit pikad sul peavad olema, pluss mingi autokeemia komplekt, pildid jälle siia samma ülesse, et siis teate, et selleks korraks on auhinnad sellised. See, mis me tegime seal küsitluse, et kes meil Rally2 poistest kõige kiirem on, kuna ma selle Boschi nii hilja ülesse panin, siis ta ei ole selles mõttes nagu aus, et juba ralli käis, sai veel ikka hääletada. Ja Jürgenson juba oli nagu väljas, aga no vahet ei ole, siis ma ütlesin, et vaatame, et äkki tuleb auhind, aga mul ei ole praegu auhinda anda. Ja see, mis ma enne, kui ma ütlesin, rääkisin, et jaa, et näed, et siin mul auhind on nagu Sardiinia jaoks ei ole, mul ei ole, tähendab juba Portugali jaoks ka ei ole praegu, et peale Baltoili asjade, aga muidu oleks vaja siin Portugali jaoks ja Sardiinia jaoks, Kreeka jaoks on olemas, aga Portugal ja Sardiinia niimoodi, et praegu meil natuke aega mõelge, kellel on mida panna, kui kellelgi on midagi panna, millega toetada, sellega te toetate amatööri tegevust niimoodi, siis tegelikult on ju lõpus niimoodi hääletada. Ma muidugi sellest hääletamisest või sellest ütleme, mis see WRC Fantasy ennustus on, seal ma nagu enda positsioonist ei tahaks üldse rääkida, see on alla igasugust arvestust, aga pildi panen siia igaks juhuks ka, et siit näete, et tegelikkuses sellised, need on esimesed 10, aga noh, ütleme niimoodi, et tibusi on veel vara lugeda, tibupoegi loetakse sügisel, niimoodi, et vaatame, mul on plaanis ka sinna etteotsa ikka kerkida, nii et elame-näeme, aga nüüd kõige tähtsam moment.
nüüd tuleb ennustamine, ma panen miinimumnumber 1 ja maksimumnumber on 3, on ju, niiviisi. Näitan ära ka siit hästi lähedalt on ja panin 1 ja 3. 1-3 tuleb valida ja üks ainuke ressurss peab tulema ainult, eks ju. Ja nüüd ma katsun siia näpuga pihta, ma loodan, et see mingit jama mul ette ei viska jälle. Op. Oh jälle, hakkab pihta see. Vastus tuli ka muidugi ära, aga ma ei saa seda junni nüüd eest ära siit panna, kurat küll ajavad närvi. Ma pean seda lolli reklaami vaatama. Mida pekki? Aha, nüüd läks eest ära. Number 2. Ja nagu teada värk, ma hakkan ülevalt alla lugema. Hääletajad oli Väino Tupits, Rume Ron Minka ja Jaano Vahter. Nii et ülevalt alla siis ongi Rume Ron Minka. Ma ei tea, kes on, tal pilti ei ole, niimoodi, et kes teab, kes on Rume Ron Minka. Et siis kindla peale andke talle teada, et aga mu ühendust võtaks ja ütleks, millised kojamehed, kui pikad tähendab, kui pikad. Ja siis, et kas nokamets või on isu seda ainet sinna autosse panna. Nii et vaadake ise. Ja vot niimoodi, seekord sai meil see vidukene selline, kokku on seda jälle päris palju pikalt, aga et X1R-ist midagi teaksite, siis siin video lõpus veel on see, kui ma Baltoilis käisin. See juba eelmine kord oli pandud sinna suht algusse, seekord ma panen ta video lõppu, et see on siis nendele vaatamiseks, keda huvitab, mis teema on, et seal me katsetasime. Mul on praegu see kuulike siin kaasas, mis kõikide katsid, mul on vaja veel videosid teha, siis me seal katsetasime erinevaid teisi asju veel, no kus on see sama aine sees. Ja no ma ei tea, kas mul siit peale jääb näha, aga siin on nagu näha täpselt üle 1 tuleb niimoodi, et kui on hästi suur vahe või ära kulumisjälg, siis järgmine kohe on väike. Siis on jälle hästi suur, väike. Sest see ongi niimoodi, sest nad vaatasid, et seal on näha, et kuidas me seda edasi keerasime, aga see on, ütlen, üüberaine on see, üüberaine. Niimoodi, et ma seda kindlasti soovitan, halba see ei tee. Kõik kuluvad osad, mis mootoris on, kõik, mis õli sees seal ringi käivad, neid see asi väga vingelt säilitab, hoiab kokku. Nii et ma loodan teile vidukene meeldis ja no, töö kõrvalt niimoodi teen. Praegu ma olen siin siis omas selles, kuidas on, kontorihoones. Hommikul video pealt oli näha, siis kui ma seal tipa-tapa pidin natuke tegema, nii et tänaseks on 9 sammu tehtud. Algatuseks hea küll on ju, aga okei. Oleme kõik tublid edasi, kes võimalus tahab toetada millegiga, siis ongi täpselt niimoodi, et auhinnaga toetus on kõige parem, siis on teised käpi, sest tegelikult on niimoodi põnev teha ja see ongi näitab, kuidas üks mingi kommuun võib niimoodi üksteise toel toimida, on ju, et kõik on vabatahtlik ja ongi ilus tore. Nii et aga okei. Siin ma nüüd tõsiselt lõpetan, nii et tšau-plau! Ahoi, käisin mina Baltoilis uurimas igast põnevat asja ja nimelt sellise asja nagu X1R Eestisse maale tooja on just nimelt Baltoil ja on ka poed, Fiskus vist on autoosade pood, kus seda osta saab. Aga see on üli vägev asi. Nii et ma soovitan teil kõigil kasutada. Ma ise lähen praegu õue. Kallan ka oma autosse seda kohe sisse. Aga see on ikka vingelt vägev asi ja säästab teie mootorit ja kõiki asju, mis on seotud hõõrdumisega. Ikka väga vingelt. Niimoodi, et see on see vahva Baltoil. Nii et vaatame, katsetame, proovime, ostame. Vot niimoodi. Nüüd siin on näha, see on siukene metallpuks, see on põhimõtteliselt siuksest materjalist nagu rullaagri rull, ülitugev ja
nagu näete, seal ei ole praegu ühtegi kriimu peal, mitte midagi, et me paneme selle rakise sisse ja see hakkab käima siis vastu metallrulli, mis on õliga koos. Nagu näete, seal on täiesti tavaline standardne mootoriõli praegu pandud ja nüüd laseb rulli ilusti, laseme õliga kokku ja vaatame, mis saab kõigepealt, kui laseme tavalise mootoriõliga käia selle rullil, et paneme raskused peale, et hakkab järjest kõvemini sinna vastu suruma ja siis me saame näha, et mis juhtub, kuidas on ja võt meil on kokku 11 raskust. Siit me hakkame neid raskuseid peale panema järjest, et vaatame, millega see asi lõpeb. Niimoodi, masin käib endiselt ringi, kõik on vägev, kõik on vahva. Nii palju ütlen, et tegemist on X1R sünteetiline kulumisvastane õlilisand. On see niimoodi, et see hoiab nagu peaks hoidma mootorit ja käigukaste ja kõiki asju, kõik mis hõõrdub, kõik kus on mingisugunegi hõõrdumine, kõike seda ta kaitseb ja ei kulu ja ma teile ütlen, see on ülivägev, aga nägite, jooksis kinni, massin praegu 7 raskust sai peale ja massin jooksis kinni, et ta ei jõudnud enam rull käia, et vaat läbi libisemist enam ei tekkinud. Et sulus nii kõvasti vastu, et jäi kinni. Ja praegu, ütlen veel kord, praegu oli täiesti standardse tavalise mootoriõliga. Et ma ei ütle neid firma nimesi, kelle õlivat, seda ei tohi nagu öelda, aga et standardne, ütle, mis poest ostete, standardne. Ja nüüd saame näha, vaadake nüüd, milline vinge jälgev järgi, siuke tunne, nagu oleks relakaga kallal käinud. Ja vaat siin on selle karp X1R mootori jaoks, käigukasti jaoks, sildade jaoks, roolivõimendi jaoks, et see on ülihea aine. Kohe saame kõik näha, me paneme süstlaga sinna juurde seda, sest seda võib panna 3–6% õlimahust. Ütleme niimoodi, et kui palju sul mootorisse õli läheb, siis peadki välja arvutama, et kui palju seda panna võib, et rohkem ei tasu panna, et ta on libe küll, aga päris see ei ole, et pane neid puhta selle sisse, aga seda pannakse 3–6% juurde. Ja nüüd me keerame selle sama puksi paneme, keerame selle puksi seal sees ringi edasi, et see õõrde koht oleks siis nagu puhas, et seal oli jälge sees ja siis on nagu hea võrdlusmoment ka. Me saame kohe näha, et mis siis juhtub, kui nüüd on see õlilisand või kuidas kulumisvastane siukene aine on, ütleme niimoodi. X1L on sinna lisatud sisse ja nüüd me kohe saame näha, mis nüüd saab. Me jälle sinna masinasse, tähtis massin. Ma väga vabandan, esimest korda sellist asja teen, siis ei ole osanud õieti seda kaamera nurka ja kõike valida, aga no ma arvan, et peaks olema arusaadav küll. Ja vaat nii, nüüd ta käib. Ja nüüd me hakkame sinna raskuseid juurde panema ja siin võivad kõik arvata, kui palju neid raskusi saab panna, mis juhtub, aga me kohe näeme seda, mis juhtub, kas üldse midagi juhtub ja see saame kohe kõik näha. Et vaadake nüüd, masin käib endiselt, veab ringi, ei mingit probleemi. Õli on sama, aga sellele õlile on seda X1R-i lisatud. Ja vaadake nüüd. Nüüd on sama palju peal juba, kui enne oli. Peaks niimoodi olema just nagu. Ja nüüd me tõstame, paneme. Vaadake, seal on pikk jõuõlg siukene, ega ta surub päris kõvasti. See, et vaatad, need raskuse kettad on nii väiksed, aga ei ole, see jõud on seal päris suur. Kangisüsteem nagu, et surub päris kõvasti. Ja näete, 11 tükki neid raskuseid peal, masin käib endiselt ilusti ringi, kinni ei poo, mitte midagi ei ole. Niimoodi, ja nüüd me paneme seisma ja siis vaatame, millise jälje ta sinna peale jättis.
kas üldse jättis sügavama jälje, mis värk on. Aga noh, kujutage ette nüüd, metall käib vastu metalli, õli, algul oli nagu tavaline mootoriõli lihtsalt ja nüüd on see aine X1L on juurde pandud. Mingi 3–6% süstaga panime seal, umbes arvutasime välja, et palju peab ja siis süstaga tsups, natukene ainult. Ja nüüd me saame kohe näha, võtame selle lahti ja muus juures olgu siin märgitud, et näiteks Soomes kõik rallisõitjad ja no üldse, kes motospordiga tegelevad, kõik kasutavad igast suured ettevõtted, firmad, kõik kasutavad seda ja vaadake nüüd, kui põnev värk on. Ja seda saab Baltoidis, tasub vaadata, muidugi ka Aigar Vahelan, siia ma panin aadressi ka juurde, tema on ka selle edasimüüja, et sul hulgikogustes ja niimoodi osta, aga vaadake nüüd, märki põhimõtteliselt peal ei olegi. Näpuga igatahes ei tundnud ja otse loomulikult ma panin kohe enda autosse ka sisse ja eks ma võin tulemustest öelda teile siis, kui ma olen paagid ja kütust ära, mul oli paak tühi, peaaegu ma käisin, panin täis, nii et vaatan siis, kui on 1000 kilti sõidetud ja siis ma saan öelda, kas kütusekulu ka vähenes või vähenenud, aga puht teoreetiliselt peaks olema siuke teema, et kütusekulu peaks ka vähenema, sest ta teeb nii palju pehmemalt, paneb selle mootori käima ja kergemalt ja külma ilmaga käivitub mootor paremini, sest mootoril on kergem ennast ringi ajada, kui õlid kõik paksud on niimoodi, et näete, igasuguseid tooteid, igasuguseid erinevaid asju on, kus on see aine lisatud ja ma ütlen teile, uskuge mind, see asi töötab. Ja kui keegi soovib, hulgi või kuidas, siis Baltoili lehe pealt leiate ja otse saate muidugi Aigar Vahelanile kirjutada. Ma panen aadressi ka siia, kuhu, nii et